Natalja kasvas üles Tallinnas, kuid tema kodukeeleks oli vene keel. Ka tema keelekeskkonnaks oli vene keel. Selleks, et enda eesti keele oskusi parandada, ühineski naine Keelesõbra programmiga. See Keelesõbra programm andis võimaluse just sel hetkel, kui mul keskkond puudus, eestlastega suhelda. Sest mul puudusid absoluutselt eestlased minu keskkonnas, aga ma väga tahtsin suhelda ja rakendada oma eesti keele oskusi. Ja siis lihtsalt mulle meeldib ja ma armastan eesti keelt. Ja hea meelega räägin, aga võimalust ei olnud. Keelesõbra programmi saab lihtsalt kokku võtta nii. On üks inimene, kes räägib eesti keelt ja teine, kes oskab seda vähemalt B1 tasemel. Nemad saavad kokku ja räägivad. Korra nädalas tund aega. Kui sina oled õppinud neid sõnu ja tead täpselt, kus neid kasutama peaks. Ma arvan, et seda olete ise ka kogenud see, et sa õpid mingit keelt, sõidad siis sinna riiki, kus sa tahaks seda väga soravalt kas või oma puhkuse ajal rääkida ja need sõnad ei tule. Sest nad ei ole suust nii palju läbi käinud, et sa oleksid harjunud, et see on normaalne ja sa ei tea, kas nad saavad aru, kui sa räägid. Keelesõbra programm tulebki siin appi ja annab võimaluse keelt praktiseerida. Ilma suure grammatika ja teooriata, lihtsalt suheldes ja juurde õppides. Annika Kadak osales esimest korda mentorina programmis 2023. aastal. See ei ole ainult keeleõppe. See on nagu integratsioon selles mõttes natukene laiemalt, ja kahepoolne integratsioon mitte sellele keeleõppijale, vaid ka mentorile. Et laieneb silmaring, saame teada üksteisest võib-olla rohkem, tekib see kuuluvustunne, meie tunne, sa oled kuskil osa milleski suures. Aga millest siis võhivõõra inimesega rääkida, kel midagi pähe ei tule, selle jaoks on ka juhend koos 100 erinevate küsimustega loodud, et kuskilt algust teha. Me rääkisime kõigest ja siis mul nii vedas, mul olid nii suurepärased inimesed, kellega ma saaksin suhelda. Me rääkisime kultuurist, kõikest elust, suhtest ja siis laste kasvatamisest ja kõikest. See oli nii super hea. See on ju suurepärane võimalus kohtuda inimestega, kellega saab võib-olla oma igapäevaelus tavaliselt ei kohtuks. Aga mis sellest kasu on? See kasu, et võib-olla näed mõnda asja teise nurga alt. Saad mõne sihukese nõu, mida sa ei osanud arvata, et kohvi peale võib panna ka kaneeli. Mind just tabas eile üks niisugune olukord. 6 hooaja jooksul on osalenud 36 erineva emakeelega ning kokku üle 7300 inimese, kellest pooled on olnud mentorid ja teised keeleõppijate ehk mentiidena. Tegelikkuses on see kindlasti mõjutanud rohkemaid. Kuidas? Kui osaleja saab sellest keelesõprusest hea tunde ja julgust, siis ta räägib seda oma perele. Siis ta räägib seda oma kolleegidele. Võib-olla julgustab ka neid eesti keelt rohkem rääkima ja ka juurde õppima. Nüüdseks on Natalja Keelesõbra programmis osalenud 2 korral. Enda mentoritega rääkis ta veebisilla teel. Keelepraktika, mille ta suhtluses sai, oli nii hea, et see viis naisesus ja kooli õpetajaks. Sealhulgas õpetab ta ka eesti keelt teise keelena. Praegu otsibki Keelesõbra programmi inimesi nagu Annika, kes oskavad eesti keelt ja on valmis seda teistega rääkima. Kusjuures võitjaks ei ole mitte ainult keeleõppijad, vaid ka õpetajad. Kindlasti väga palju saanud teada uute kultuuride kohta, katsetanud uusi toiduretsepte, erinevatest maadest siis, saanud teada iseenda kannatlikkuse või kannatamatuse nii-öelda määradest ja õppinud empaatiat kindlasti. Üks minu keelesõpradest esitab mulle ka väljakutseid, otsides uudissõnu. Ja siis pannes proovile, et Annika, kas sa seda sõna tead? Ja vahel ma pean eestlasena tunnistama, et ei tea. Ühest spontaansest ideest ja soovist inimesi aidata võib välja kujuneda ka midagi tähtsamat ja palju suuremat, nimelt päris sõprus. 2 inimest minu keelesõpradest on need, kellega ma iganädalaselt suhtlen. Me teeme seda juba mitu aastat. Peame tähtpäevadest lugu, hoiame üksteist meeles, küsime, kuidas läheb, jagame muresid ja rõõme, et jaa, sellest võib välja tulla midagi suuremat kui ainult 2-3 kuuline tutvus. Kindlasti osaleda, see on nii põnev ja kingib teile palju emotsioone. Te saate aru paljudest asjadest ja siis te saate kasutada neid tavaelus ja see kultuur on teie oma ja te saate selles osaleda. Palun osalege!